tere, olen Maila müstilisest maailmast. Tahtsin teile täna rääkida sellist lugu, kuidas midagi, kui te väga ootate midagi ja see ei saabu sellel õigel päeval, nagu te tahate. Et kuidas see võib kasuks tulla. Nagu te juba teate, mul on see tipi ootamine siin ja pidi 8. jõudma tipi ja jõudis ka ilusasti. Aga mida me ei jõudnud teha seda alust sinna tipile, kuhu peale siis pärast siin sisse need toolid tulevad ja lõkkeplatsikene või lõkkesene kohakene. Ja siis tuli tipi ilusasti kohale, hakkasin teile videot tegema ja midagi läksime oma tipiga siis alla sinna. See valmistaja ja tal oli sõber kaasas ka, et mitmekesi parem paigaldada ja siis hakkab neid latte mõõtma, ütles, et tead, ma tegin kogemata sulle 0,5 meetrit laiema selle tipi. Mõtlesin, et väga äge on ju, et ikka päris lahe ju. Ja hakkame siis neid latte mõõtma ja latid muidugi olid ju mul tehtud 6 meetri laiuse järgi. Ja teate, kui huvitav on see, et ma isegi jätsin natukene pikemad need latid, kui algselt oleks pidanud olema. Ja ikkagi need latid olid 6,5 meetrise kohta natukene lühikesed. Ja muidugi loomulikult mul oli natukene kahju, sellepärast, et ma nii väga ootasin seda ja siis mõtlesin kohe, et ohoo, no ja, väga hea, et millegi jaoks see peab ju hea olema. Ja kuna me enne ei jõudnud seda alusplatsi teha, siis nüüd me tegime selle alusplatsi selle nädalavahetuse ka ära. Mul oli siin noorem poeg abis ja mehega kahekesi, nad tegid selle alusplatsi kõik ilusasti ära. Nii et mina siis veel panin neid, paigaldasin viimaseid kive ja tegime siis kõik ilusasti liivaga need vahed ära ja nüüd on see plats valmis. Nii et seda ma tahtsingi teil rääkida, et kuidas mõnikord võib olla midagi, mõtlete, et oi jumal, et see ei läinud niimoodi, nagu me oleks tahtnud. Aga lõppude lõpuks nüüd on tulemus palju parem, sellepärast et kuna ma ikka nii ruttu tahtsin, siis ma ei jõudnud seda alust teha. Ja pärast oleks olnud väga halb seda alust teha. Nii et kohe ma teiega sinna kõnnin alla tiigi äärde ja siis meie vaatame selle platsi üle. Nii, panin pildi niipidi ja võtan oma teetassi kätte. Nii, nõnda. Hakkame siis liikuma. Niimoodi. Nii et teinekord ka, et kui te ei jõua või tähendab midagi väga ootate ja kui läheb natukene nii-öelda nihu, siis ärge selle peale üldse kurvastage, sellepärast et alati on selline variant, kus lõpptulemus võib saada palju parem, kui te ootasite. Teen teile praegu sellise lühivideokese siin. Nii, siin on mu veepudel ja dressipluus. Nii, siit. Vot nii, kas ma teile näitasin? Ei näidanud. Vot niimoodi, siit puude vahelt hakkab see käimine. Ühel pool on üks rododendron siin taga. Teisel pool siin kasvab uuesti. Natukene kuivas ära vahepeal. Nii, siin on meil muidugi, eks neid rododendroneid on siin natukene rohkem. Ja kui nad ühelt maalt kasvavad suureks, siis on täiesti siin puude all, nagu oleks rododendronitest aed, kust saab tahapoole salaaeda nii-öelda. Vot nii, see on nüüd siin tiigi ääres. Näete? Nii, tiigi ääres. Ja siin on õhtupäike loojub sinna poole. Nii, hakkame siis vaatama. Nõnda. Siit tuleb sissekäik. Vot nii, eks siin natukene kujuneb veel, aga näete, selline tore alus on meil tipi jaoks. Seal on üks väga äge kivi, mis näeb välja nagu oleks kivistunud puit, pärast näitan teile ligemalt. Näete, siin on see tipi alus. Ja see on siin 6 meetrit lai. Seal on meil üks puuront
et Robi ei roniks sinna liiva sisse. Muidu jääb kinni sinna. Nii, vot ja selle samuse alusplatsiga pidime siin natukene tõstma ja selle samuse alusplatsiga siis mehed siin tegelesid. Nädalavahetus oli sisustatud ja loomulikult mul ka, sellepärast et mul oli lapsehoid. Niimoodi, jess. No vot, selline lugu. Vot nii. Väga äge. Nii, näitan teile nüüd seda kivistunud puitu ka. Näete, selline uhke kivi. Ja see näeb välja, nagu oleks olnud kivistunud puit. Ja kui ma teda üritasin natuke lammutada, siis ta tuleb ka niimoodi puiduselt. Nii. Vot nii. Selline kivi. Vot. Kui ta muidugi ilusti ära pesta, siis ta on äge. Nii, jalutame siis tiigi äärde. Nii, tiigikene. Minu jaoks on see on tipi jaoks ideaalne koht, aga loomulikult ega ma ju ei saa rahulikult niisama istuda. Mul on juba uued plaanid ka, aga no näis, vaatame. Siin on üks patsikene, kuhu saab ilusasti kiviringi teha, aga vaatame, kuhu maani see asi siin meil kujuneb. Niimoodi. Ma olen üks super ehitaja, mul on kogu aeg vaja midagi teha. Niisama paigal ei püsi. Nii. Nõndaks. Nii, ja kui ma juba teile siin seda videot teen, siis ma arvatavasti täitsa istun siia tiigi äärde ja teen teile natukene videot edasi. Nii. Nõnda. Nii, panin nüüd siia poole. Niimoodi. Vot nii. Ja võite mulle siia alla kirjutada, niikuinii mul on selline pisem video praegust, et võite mulle siia alla kirjutada, mida toredat te olete teinud siin nädalavahetusel. Ja siis, kui ma saan selle tipikese ja ma saan selle tipikese arvatavasti nüüd näiteks, ma vaatan, kus ma selle panen. Nii, mõtlesin, et panen selle siia püsti, aga ega see nii kergesti ei käigi. Nii, vaatame, nii. No nii, ei, mind ei ole näha. Not, head plaanid, heakene küll. Las ta siis olla, räägin niisama. Natukene niimoodi paneme. Nii, et nädalavahetuse plaanid. Nüüd selle tipi saan kätte, aga seisun püsti. Küll ma selle siia panen, ega ma ju jonni ei jäta. Niimoodi, et loodetavasti saan enne sünnipäeva kätte selle tipikese. Ja siis saan teha siin sellise pööripäeva trummimise. Vot, nii. Vaadake nüüd mind, Merry Christmas. Ikka teemakohane tass teie jaoks. Niimoodi. Vot, sellised lookesed. Niimoodi. Vaatan, panen ennast niipidi, et seda platsi oleks seal natukene näha. Vaat nii, äge, vähemalt ise ma väga ootan seda. Niimoodi. Vot nii, ja siis järgnevateks videoteks on mul plaanitud teha üks video, kui on mingi hirm, et kuidas te saate selle hirmuga siis selle hirmu ära lahustada. Aga võib-olla, ja ma teen selle eraldi sellena, las ta olla praegu selline klipikene mul lihtsalt, aga jah, et kuidas lahustada hirmu ära, mis teie sees on.
et selleks on mul sellised toredad meetodid. Ja teil on neid hästi tore muidugi kasutada, sellepärast et see võtab sellise hirmu täiesti maha, sellepärast et te saate teada, milline see hirm välja näeb. Ja tihtipeale see hirm ei olegi selline, nagu te üleüldse olete arvanud algul. Nii et üks teema on mul selline, et siin teistsuguseid teemasid, mis mul siin veel on, neid ikka on mul üles kirjutatud tuppa, aga ma praegust ei viitsi tuppa minna, sellepärast et mul on siin väljas väga hea olla. Päeval oli nii toredasti, et kui sai see töö ära tehtud siin, siis hakkas paduvihma sadama ja siis see natuke aega sadab paduvihma ja siis läks ilusasti kuivaks jälle, nii et täiesti huvitav, kõik on väga õige ajastusega. Et nii, kaelakea on loomulikult siin selja taga, rändab ringi vales kohas. Niimoodi. Siis teemade suhtes on niimoodi, et te võite küll kirjutada mulle ka veel siia mingisuguseid ideid, mida te tahate teemadeks. Ja siis hakkame järjest vaatama. Nii et suvel on rohkem siin kodus ja õues toimetamist. Ja eks siis näha ole, et sügise poole, mis me sügise poole hakkame tegema. Kes tahab võtta osa Lenormandide kaardikursusest, see võib mulle kirjutada, eraldi võib Messengeri kirjutada. Teen sellised väiksed grupid, sellised parajad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grupid, siis meil on siin ruumi seda teha, selle ma teen oma kodus. Ja jah, põhimõtteliselt võib Viljandis ka teha, aga Viljandis on, kes see tahab suvel olla toas, suvel oleks ikka parem õues olla. Nii et Lenormandi kaartide koolituse teen. Siis ma veel teen kindlasti siin selliseid käsitöökoolitusi ja hakkan siin tipis tegema vestlusõhtuid. Nii et pange mulle siia teemasid, millest te tahate kuulda vestlusõhtutel. Ja siis osad tulevad kohale muidugi, kes tahavad tulla, kes on ligemal, ja teiste jaoks vaatame siis, kuidas see vestlusõhtu kujuneb meil, et võime täiesti teha ka sellise videona need vestlusõhtud. Et siis saate teie ka sellest kõigest osa, et muidu on ainult teatud inimesed, kes saavad tulla. Nii, ja vestlusõhtutest pakkuge julgelt igasuguseid teemasid välja. Et palju asju, mida ma tean, nendest ma räägin ise, aga kui ma midagi ei tea, mingid teemasid ei valda näiteks nii täpselt, siis ma saan kutsuda meile ka rääkima inimesi, kes siis valdavad nendel teemadel rääkimisest. Jah, sellest rääkimist. Nii et ega ei olegi midagi. Täna tuli meelde mul see, et mul on üles panemata üks video veel, kuu hakkab juba poole peale jõudma, varsti läbi saama ja siis on numbrite keelega koos ennustus on üles panemata, aga seda saate niikuinii vaadata siin Merikese numbrite keele kanali pealt. Nii et ei ole midagi, varsti tuleb jälle video üles. Nii et soovin teile mõnusat pühapäeva õhtut, sest täna on pühapäev, homme on jälle tööpäev ja näeme varsti jälle. Ja siis me näeme juba, on selle platsi peal seal minu selja taga tipitelk. Nii et ilusat suve jätku ja tšau-tšau!